Jänkujuiss on külalislahke. Tead Jais, meile tuleb homme Rootsist laevaga külaline. Lahe, kas samasuguse laevaga? Peaaegu, me lähme talle sadamasse vastu. Aga kes see külaline on ja miks ta Rootsis elab? See on isa õde. Ta õppis Rootsis ülikoolis ja jäigi sinna elama. Väga põnev. Andeks, kuidas ma saan vanalinna? Vanalinn on kohe selle värava taga. Aga kas tahtsite mõnda erilist kohta? Jah, ma tahtsin näha Raekoja platsi. Siis minge Pikiseda tänavat kuni Maiasmuka kohvikuni. Seal pöörake vasakule Saiakangi tänavasse ja juba te näetegi Raekoja platsi. Tänan väga palju. Mul on hea meel, et sain teid aidata. Miks ta nii naljakalt rääkis? Ta on soomlane, aga püüdis olla viisakas ja rääkida meiega meie maakeeles. See härra oli turist ja küsis teed Raekoja platsini. Turistina võõras linnas olles on kõige lihtsam abi paluda kohalikelt elanikelt. Minu kooli juures on turistid minult inglise keeles abi küsinud. Sa oled neid ikka aidanud, eks? Muidugi, ma olen ju külalislahke. Tere, Elo! Tere, Mihkel, Ellen ja poisid! Kohtusime teiega viimati siis, kui te veel nii pisikesed olite. Tere, tädi Elo! Kuidas su reis läks? Väga hästi, Juss. Sa oled viisakaks poisiks kasvanud. Mina olen ka viisakas. Las ma aitan sul kohvrit kanda. Sa oled tõesti väga abivalmis, Jass, aga see kohver on natuke liiga suur. Las ma võtan selle ise. Oi, ääre pealt oleksin unustanud. Soovisin ju kohe tagasisõidu pileti osta. Liigume siis kassa suunas. Palun, siin on teie pilet. Meeldivat puhkust Tallinnas. Aitäh! See oli küll väga külalislahke teenindaja. Naeratas ja oli viisakas. Kas naeratamine ongi külalislahkus? Naeratamine ja sõbralik olek on külalislahkuse osa. Külalislahke inimene loob tunde, et oled oodatud ja sinuga koos aja veetmine või sinu teenindamine on tore. Öeldakse ju, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse. Näe, seal on üks vaba takso. Tere, sooviksime hotelli sõita, aga meil on üks suur kohver ka. Kas selle saab pakiruumi tõsta? Tundub, et see taksojuht ei ole vist väga külalislahke. Miks sa nii arvad? Ta ei naeratanud ja ei aidanud isal kohvrit ka tõsta. Võib-olla on tal paha tuju. Teisi teenindavad inimesed peaksid ikka kogu aeg külalislahked ja abivalmid olema. See on ju osa nende tööst. Tere! Kuhu ma sõidan? Palun sõitke kesklinna hotelli. Härra juht, miks te nii mossis olete? Olen või? Vabandust. Mul oli eile lapsel kõrge palavik ja olen mures. Ärge kurvastage, ta saab kindlasti täna terveks. Viige talle palun see komm. Minu tädi tõi selle mulle täna Rootsist. Aitäh, lapsed. Te olete väga lahked. Ilusat päeva teile. Tere jälle. Teil on väga kaunis linn ja väga sõbralikud inimesed siin. Elä korduks muinasjutt sai läbi. Teatedi Elo, meie Jassiga mõtlesime, et kuidas me saaksime veel külalislahkemad olla. Jah, sa võiksid hoopis meile ööbima tulla. Sa võid minu voodis magada. Ja emme teeb hommikul metsmaasikamoosiga pannkooke. Aitäh, Juss ja Jass. Külalislahkus ei tähenda seda, et endal peaks ebamugav olema. Las ma ööbin ikka hotellis, kuid pannkooke maitsma tulen kindlasti. Need on juba lapsest saati minu lemmikud.